nagu kõik teate, eelnõu üks, see on tingitud sellest, et riik on algatanud haldusreformi. Riik on kiirendanud seda protsessi algselt kuugadest tunduvalt kiiremaks. Sellepärast on ka tehtud siuke ettepanek eelnõu valmis kirjutatud. Samasuguseid suurte valdade moodustamise ideid on käinud Põlvamaal välja, Läänemaal välja, et meie idee ei ole nüüd mingi uus. Kui tuleb see eelnõus pakutatud eelnõu, siis üpris tõenäoliselt selles suures omavalitsuses, Võrumaa omavalitsuses Meremäe praeguse vallakodanike hääl jääb 1 hääleks või 0, et see on üpris ebatõenäoline, et sellesse Võru valla volikokku saab 2 inimest seda piirkonda esitama. Kõige suurem tõenäosus on, et see on 0 inimest. Vallavalitsuse poolt tuginedes senisele kogemusele, tuginedes ka arengukavadele, nende töörühmade koosolekutele, mis on siiamaani siin Setomaal toimunud, nendele sihiseadmistele, et sellesse läbirääkimiste ringi ikkagi lisada ka need, kellega on siiamaani väga tihedat koostööd tehtud, ehk siis Värska, Mikitemäe ja Orava vald, sest need on ikkagi olnud meie partnerid ja nendega on väga palju asju ära tehtud, et neid kõrvale jätta läbirääkimiste voorus. Mis otsuseni jõutakse siis aasta lõpuks, et seda siis selle kogutud andmete läbirääkimiste põhjal saab volikogu otsustada, aga tänasel hetkel, kui me arutame kõiki kaalume asjaolusid, ei tohiks me seda senist koostööd päris kõrvale visata. Kindlasti suures omavalitsuses on võimalik palgata spetsialist iga ala peale. Merevallal tõesti ei ole võimalik palgata iga ala spetsialist. On kokku puutunud erinevate teemadega, kui ametnik ütleb, et ma ei ole pädev seda küsimust lahendama. Tõenäoliselt omavalitsus, mis on suurem, on võimeline palkama spetsialistid, kes on pädevad. Nende palk siis ei ole enam tõenäoliselt 600 eurot või 700 eurot, võib-olla ongi tõesti nende palk 200 000 eurot, mis on võib-olla selle spetsialisti palga väärine, kes on pädev vastama iga kodaniku küsimusele. Isiklikult arvan, et nii suure omavalitsuse tegemine ei ole mõistlik, aga vähemalt on see parem lahendus, mis annab võimaluse läbi rääkida ja siis leida see ühisosa, mis on nagu võimalik. Ja isegi juhul, kui tekiks see suur omavalitsus ka sellisel juhul, et teised Setomaa vallad on nagu selles suuremas omavalitsuses, aga see on nagu parem variant, kui et Setomaa vallad on täiesti laiali löödud ja selline koostöö lõppenud. Ettepanek tuleb siis Meremäe vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni poolt Meremäe vallavolikogule. Meremäe vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon teeb Arno Varesele ettepaneku võtta tagasi Arno Varese esitatud otsuse eelnõu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine. Nimetatud eelnõu on koostatud kiirustades, sisuline eesmärk on ebaselge, tähelepanu ei ole pööratud rahva arvamuse väljaselgitamisele, eelnõu esitajal puudub kindel teadmine, et rahva arvult suuremad kohalikud omavalitsused on haldussuutlikumad. See ettepanek ei peaks olema kogu Meremäe valla ettepanek. Et mingu kuu mööda, 2 veel mööda, teeme need koosolekud ära, vaatame võimalikud variandid ära ja peale seda teeme ka siis volikogu liikmete poolt ühise ettepaneku ja pärast seda ei saa keegi näpuga näidata, et vot see ettepanek on sündinud Arnolt või see on sündinud mingitelt 2-3 inimeselt, vaid see on ikkagi ettepanek, mis on sündinud läbi valla inimeste küsimiste ühine nagu ettepanek. Meil on ka Ustava ja palju inimesi ütelnud, mikä on Võro pole tüüle, Vahtsena pole tüüle. 55 aastaga olen Võro pole käynyt esikka, mille ma pead siis ütegelana ka Värska pole käuma. Ja tuun ka valijate seisukoht sääne ja selle me sai ettepanek tekkinud. Ja tõeselt praegu valla oleva jutule vastada. Tuu luhava nuka mõne inimese.
ma olen kõnelenud Misso rahva palju. Unustage ära, tule Misso vald, Setomaa vallaga ühinema. Unustage ära. Nii. Ja tõene asi. Mikitamäe vald on kõrna tooganud tagama Värska valla ettepaneku juba. Nii et võib-olla Mikitamäe kisku hoopis Räpina poole. Kes on selle ettepaneku poolt, et lisada eelnõusse Mikitamäe, Värska ja Arava vald, palun hääletame. 1, 2, 3, 4, 5, 5 poolt, vastu. 6 vastu. Ettepanekut ei näita läbi. Haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanek, et ma võtaks tagasi eelnõu. Palun hääletame, kes on selle poolt, et eelnõu tagasi võtta. 1, 2, 3, 4, 5 vastu. Eelnõu ettepanek ei näita läbi. Paneme ette kogu eelnõu hääletusel, kes on selle poolt, et algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja ühinemisrääkimiste alustamiseks. Ja mulle vabandust, olen sellest valesti. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise, algatamise ja ühinemisrääkimiste alustamiseks. On hääletada, kes on selle poolt, alustame ühinemisrääkimiste. 3, 4, 6 vastu. 2, 3, 4, 5. Ettepanek on vastu võetud, aitäh.